Tere, olen Ulvi Koov. Majandan niite Lahemaa rahvuspargis väikeses Natturi külas. Meil majandatavad niidud on puiskarjamaad ja üks rannaniit. Niitude majandamisega alustasime 2019. aastal. Mõte üldse sinnani jõuda oli see, et rand oli tugevalt pilliroostunud, saarele pääsu ei olnud. Meie endised karjamaad olid kõik paksus võsas, soostunud, vett täis, kraavid olid kinni ja siis, kui otsus tuli maale elama tulla, siis sellega tasapisi hakkas idanema ka mõte need vanad heinamaad taastada. Niite majandama ajendab mind tegelikult mure meie looduse käekäigu pärast ja tegelikult sellel aastal esimest korda üks niit õitses niimoodi, et keeruline oli neid õitsvaid taimi kokku lugeda. Ja samas ma näen siis, kui tulevad need loodusturistid siia, milline rahulolu ja imetlemine on nende pilgus ja tegelikult seda on ka sõnades väljendatud, et teil on väga ilusti hooldatud alad ja et siin on korras. Selles pärandniidu hooldamises lööb kaasa kogu minu pere, ka lapselapsed. Et ei ole ainult see heinapalli otsas hüppamise rõõm, vaid nad sõna otses mõttes panevad karjakoplites vett ette, kui on vaja komposti vedada, siis löövad kaasa, kammivad lehmi, et see on hästi oluline. Kõige suuremaks väljakutseks, see on tegelikult ületatud väljakutse, võin ma lugeda, et kui me olime juba otsuse teinud, et me hakkame Šoti mägiveiseid pidama või plaanime neid pidama hakata, siis selleks oli vaja kõikide maaomanikega lepinguid, sest kõik need niidud on tükk-tüki haaval erinevate maaomanike käes. Ja nende lepingute sõlmimine oli suhteliselt, ma ei saaks öelda keeruline, aga tohutult sellist empaatiavõimet oli seal vaja ja tohutult tuli sellega tööd teha, et läbi rääkida nende maaomanikega, et saada pikad lepingud. Need, kes täna niite ei majanda ja seda mõtet alles hauduvad, soovitan ma täiesti siiralt, et kui see mõte juba peas on tuksumas, et see tuleb ära teha, ei tohiks karta selliseid elumuutvaid pöördeid, et mina vahetasin ka kontorikostüümi ja kontsakingad kummikute ja dresside vastu. Ja ma ei kahetse seda, ja ma arvan, et kõik mu pere samamoodi, et mitte kellelgi ei ole keeruline sõnnikut visata või siis vasikaid märgistada, et see on üks osa sellest ja seda tuleb julgelt teha ja ei tasu üldse karta, et tegelikult see tulemus on seda väärt või see, mida sa näed, see suhe loomadega, see ilu, mis siin ümber on, et see on seda väärt.